lugupeetud linnavolikogu juhataja, kolleegid, linnavalitsus, kes on lahkunud linnarahvas. See ja eelmine nädal tõi korruptsioonirindelt meile mitmeid teatisi. Aga nii nagu meie põhiseadus ütleb, meil kehtib süütuse presumptsioon, usun ka mina sellesse. Kuid olgu siis markeeritud, millises olukorras on täna Tallinna linn ja selle juhtimine. Linnapea Edgar Savisaar, me võime öelda tänaseks võib-olla endine või tulevane endine, on Harju maakohtu otsusega prokuratuuri taotlusel ametist ajutiselt tagandatud. Volikogu juhatajale, ma saan aru, on esitatud kahtlustus on esitatud ka Edgar Savisaarele. Ma ei hakka ette lugema neid kahtlustusi, mida on linna peale esitatud, kõiki keskendun vaid ühele ja teen ka seejärel pöördumise linnavalitsuse, aga konkreetselt siis abilinnapea ülesannetes Taavi Aasa poole, mis peaks aitama õigusselgust ja läbipaistvust linnas vähemalt ühe väga kitsa valdkonnas parandada. Aga nimelt nüüd taustast. Asjaolud linnavaraga aadressil Mündi 2 ehk tuntud Raekoja plats 10 või ka Saiakangi 1, kuidas keegi seda kinnistut tunneb. Kasutuse andmisega on ju päädinud linnapea Edgar Savisaare kahtlustuse esitamisega. Ja nagu juba mainitud, 22. septembril linnavara rendilepingu põhjendamatust pikendamises esitatud kahtlustus ning sellest hüvede saamises on olnud piisav, et kõrvaldada linnapea ametist. Avalikkuses on ka pikalt küsitavusi tekitanud sarnased renditehingud linnavaraga. Toon vaid mõned näited, sest ettekande aeg on piiratud. Näiteks Kaarli puiestee 11 majas asub korter 49, mida üürib tähtajatu lepingu alusel juba 1993. aastast Vene saatkond. 73 ruutmeetrise korteri eest maksab saatkond iga kuu üüri 4,67 eurot. Ma lisan informatsiooniks juurde, et antud hoone asub Kaitsepolitseimaja vastas. Harjumäe paviljon, kus enne valimisi korraldatakse Edgari kohvikut, on antud rendile ruutmeetri hinnaga 1 eurot 84 senti. Lepingu kestvus on 35 aastat. Lepingu osapooleks on Parklin Grupp. Toomrüütli tänava hoone. Paljud Keskerakonna fraktsiooni liikmed on kindlasti seda hoonet külastanud, kus paikneb Keskerakonna peakontor. On ju osaliselt linna omanduses. Keskerakonna käsutuses on 3 korrust, kokku 512 ruutmeetrit, aga üüriks kulub ainult 1068 eurot ehk pisut üle 2 euro ruutmeetri kohta. Pole paha hind. Maakri tänava majas 23a tegutseb keskerakondlaste juhitud mittetulundusühing Koduvõigus. Tähtajatu üürileping. Ruutmeetri eest makstakse 64 eurosenti. Mittetulundusühing Noorsoopoliitika Instituut tegutseb aadressil Tatari 12, kus maksab iga ruutmeetri eest 101 eurosenti ruutmeetri eest. Bussijaama lähedal Tartu maanteel üürib ruume keskerakondlane Mihhail Korb. 73 ruutmeetrit on pinna suurus ja kogu renditasu on 96 eurot kuus. Keskerakondlane Arvo Haug rendib maja Laitänav 12 üürihinnaga ruutmeetri kohta 2 eurot ja 65 senti. Selliste hindadega on võimalik täna rentida Tallinnas külma ladu, mitte maja vanalinnas. Olgu veel lisatud, et Arvo Haugi rendileping kehtib 2093. aastani. Neid näiteid võiks tuua veel kümneid ja kümneid, aga mis on selle loetelu mõte? Loetletud näited kergitavad ju selgelt küsimuse,
kas Tallinna linnavara kasutusse andmise korda on korrektselt täidetud. Ja nimelt, linnavara kasutusse andmise kord reguleerib Tallinna linna omandis olevate palun 2 minutit lisa. Kui palju? 2 minutit. Ei, nii palju ei saa. Teeme 1. Ette nähtud peaks arvestama oma Ülaltootust lähtuvalt esitan teile ettepaneku korraldada välisaudit Tallinna linnavara kasutusse andmise korra täitmise kontrolliks. Ettepanek on siis Taavi Aasale. Kontrolli objektiks palun määrata kinnisasjade kasutusse andmise otsuste seaduslikkuse kontroll perioodidel 2012 kuni 2015. Ja palun teil siis välisaudit läbi viia 2016 esimese kvartali jooksul ning välisauditi tulemustest ja audiitorite ettepanekutest palun tuua ka info Tallinna volikogule teadmiseks. Usun, et välisaudiitori kaasamine sellise teema õigusselguse ja läbipaistvuse toomisesse aitab hajutada ka kahtlustusi Edgar Savisaare süüasjalt, millest ta on kahtlustatavana kasutatavaks tunnistatud ja ka kohtuotsusega ametist kõrvaldatud. Aitäh teile!